Tänase talvisilmaga on paslik rääkida varustuskindlusest. Mida see tähendab? Igapäevaelus tähendab see seda, et tuba on soe ja tuled põlevad. Tundub lihtne. Elektrivarustuskindlus tugineb 4 sambale. Esiteks peab kuskil olema tootmine, mis on piisavalt suur tarbimise katmiseks. Teiseks peab olema võrk, mis suudab selle elektri üle kanda tarbijani kohale. Kolmandaks, kuna elekter vajab juhtimist reaalajas, ehk siis tootmine ja tarbimine peavad kogu aeg olema tasakaalus. Kolmas varustuskindluse sammas on siis võimekus süsteemi juhtida. Ja 4, nagu tänapäeval kõik süsteemid on IT-põhised, on ka elektrisüsteemi toimimiseks oluline, et IT-süsteem töötab ja küberturvalisus on tagatud. Meie Euroopa partnerite ja Eleringi enda analüüsid näitavad, et varustuskindlus on piisav aastani 2030, sealhulgas ka elektrijaamade võimsus. Selle juures saame arvestada nii Eestis sees asuvate elektrijaamadega kui Euroopas olevatega. Ja selleks on meil piisavalt tugevad ja töökindlad ühendused. Eesti süsteemi turvaliseks opereerimiseks kriisiolukorras peab olema Eestil endal 1000 megavatti tootmisvõimsusi. Ka see võimsus on tagatud. Mõnikord küsitakse, et kas riik peaks sekkuma ja looma toetuste abil täiendavat turvavaru. Meie hinnangul tänasel hetkel pole see vajalik. Siiski, juhul kui varustuskindluse tase peaks langema, on Elering valmis kasutama strateegilist reservi, millega broneeritakse elektriturult täiendavad võimsused. Elering tajub selgelt vastutust varustuskindluse tagamisel. Hoiame olukorda kontrolli all. Olgu energia teiega!